panid 1,7 või? Ja 1,7 ikka. Ega siin ilma. Nokot. Tead, ma täna ei ole ühtegi joonud ja kafeiini ma ei joo ka. Eile ka joonud? Eile vähe Monsteri jõin. See tavapär, võib-olla sellepärast päev olnud. Ei, see on pigem... Tere ka. Tere. Ma täna skipin, jah. Ainult koka täna. See on ka mul esimene täna kusjuures. Aga ma olen ühe kofeiiniga keeli ratta peal võtnud. No see on okei ju. Jaa. Purksi sõin ka. Kus? Alexelas. Alexela purksi? Jaa. Nii? Miks? Sellepärast oli mu hommikusöök. Meil on meal planis Alexela burger. Tere sõbrad. Tere sõbrad. Et oleme täna siia jälle kokku saanud. Kogunenud. Et siis võtta käsil ühe teema, aga ennem küsiks, kuidas sul läinud on vahepeal? Täitsa hästi, ma arvan. Kuidagi kiirelt. See nädal on suht intensiivne olnud. Ongi esmaspäeval. No, me räägime siis nüüd. No see episood läheb pühapäeval välja. Okei, ma mõtlengi, et see nädal ei olegi olnud nagu väga midagi siin pikalt laialt on ja laupäev, pühapäev. Töötähe all. Ma käisin Viru Rabas, tahtsime seda päiksetõusu näha. Aga me ei näinud. Tegid aiga pildi või? Ja ma tegin aiga pildi, aga mis oli veel õnnetu lugu selle juures oli see, et ma tegin oma elu esimese roadkilli. Opa. Jah. Kelle? Rebase. Rebase. Ma näen praegu, ongi. Praegu on jõle palju. Ja, kas milles? Ei, see on nagu üks asi on kindlasti, et need on noored loomad, on ju. Päris paljud ju kevadeti seal paarituvad, on ju. Suvel on kutsikad siin niimoodi tšüp-tšüp ja nüüd nad on nagu selliseks uljaks saanud, on ju. Aga need igasuguseid on jah praegu nagu päris palju. See oli päris õudne. See oli tõesti, rebane on nagu juba siuke nagu, ta on nagu koer. No jah, ja see selleks, et mul auto on ka katki, aga lihtsalt nagu, kuidas see kõik juhtus, see oli kottpime õues, vaata, me läksime ju mingi, ma ärkasin 3:30, võtsin aire peale ja siis sõitsime, kellel oli võib-olla mingi 4 midagi on ja päiksetõus oli 5:07 ja maanteel vihmaga sadas. See oli nagu see, et ma otse tee on ja siis lihtsalt ma nägingi seda looma alles siis, kui ta reaalselt oligi mul nagu valgus seal sees on ja ega seal ei olegi mul ei olnud mitte midagi teha, mitte midagi. Ma isegi ei jõudnud reageerida sellele ja nii läks. Mõndades asjades ongi alati pigem parem mitte reageerida, kui sa oleks seal teinud mingi järsu liigutuse rooliga, siis oleks võib-olla ja ma ütlengi, et vihma sadas on ja võib-olla oleks ise seal üle katuse käinud ja oleks nagu 3 roadkilli olnud on ja kõige hullemad, ma just tahaks, kõige hullemad autojuhid võib-olla ongi need, kes iga väikse asja peale julmalt reageerivad. Et nagu, ma ei tea, keegi vahetab rida, siis juba tõmmatakse kuskile. Nagu... Jah, tuleb ikkagi nagu teha neid kalkuleeritud lükkeid liikluses. Okei, meil polnud nagu autosi seal ees ega taga, ongi nii pime oli, vaata, üldse 0 liiklust. Oleks olnud mul mingi, ma ei tea, oleks, on ja. Et aga ikkagi see oli mul endal nii halb tunne, mul jalad hakkas värisema, vaata kohe nagu täiesti süke nagu paanika tuli mul peale ja ega ja ma veel nagu ütlesin ka, et ise võib-olla manifesteerisin selle, et ma veel sõitsin kodunt niimoodi välja aire juurde ja ma mõtlesin, et seda jumala nagu pime on, vaata vihma sajab maanteele ja et ma nii loodan, et ei ole ühtegi mingit metslooma ja siis näed, põmm. Et nagu ei tasu mõelda, ei tasu kutsuda seda kurja nagu välja või ma ei tea. Ühesõnaga, see oli jõudne. Me oleme sinuga vist ühe korra niimoodi sõitnud seal, me olime vist sinu kodukohas Valliveres, kui kits jooksis, vaata, tee kõrval.
ja see oli ka see, et no nüüd, kas ma panen gaasi, et saada temast nagu kiiremini eest ära või pidurdan, et äkki ta tahab ise mööda minna, onju. Et ma vist andsin gaasi juurde ja siis me sõitsime nagu kitsast kiiremini. Aga jah, et ta ei jooksnud nagu tee peale, aga ta lihtsalt jooksis meiega nagu ühes suunas tee kõrval, onju. Ja see oli ka minu meelest mingi pime ja mingi talv oli minu arust ka siis. Võimalik. Ja ma olin just ostnud auto, mul ei olnud kaskot. Mäletan, mingid siuksed asjad on ja mina olin roolis. Et jah, siis pääsesin nagu õnneks, aga seekord. Aga praegu on ja ma sõidan võtta ringi igasuguseid väikseid teid ja ma näen kogu aeg on mingid väiksed kährikud, oravaid on juba palju ja ma siin linna vahel ka Nõmme vahel, sest need noored on nagu nii, neil on nii pohhu vaata. Et kepslevad liiga uljalt ringi. Ja isegi Ensoga tegime ka üks päev leinaseisaku, et nagu ta hakkas nagu sikutama, mõtlesin, mis asi seal on, sikutus, järsku jäi seisma nagu täiesti nagu, siis läksin sinna, vaatasin orava laipata, siis mõtlesin, okei, davai, teeme väiksed, ta on läinud, sa ei pea taga ajama enam, kõik on korras, ta sai nagu veits ei aru ka sellest, et ta on surnud, vaata. Ta tappis ära orava või? Ei, laip oli juba seal põõsada all nagu. Okay. Ja siis nagu, elusad, siis ta läheb kohe juba pöördesse, aga sai ka vist aru, et oh fuck, sellega nagu kehvasti. Et kuna ta ikkagi kodus saab vähe paremat süüa, siis ta on... Orava laip ei hakka eksaldama. Jah. No see on nagu veits õudsam lugu kui minu lugu võib-olla, mis mul siin eelmine reede oli see, kui ma läksin restorani sööma, mis juhtus. Ma ei teagi, no. Jõudsime kohale siis ja seal nagu on tukse peal seis, vahet ei ole, kas seal on laud kinni ja värkid teenindaja kutsub ja siis timmib ära. Nii. Ja seal välis mingi terrassi peal olid mingid 2 mingit selli, keda ma nagu suht vihkan, niisugused jotad. Mõtlesin mingi tuttavad. Noored jotad. Ja imestasin, miks need nagu kuulasin juttu inglise keeles, aga niisuguse eesti aktsendiga ja viskas nagu veits vahele ka midagi. Ei pööranud rohkem tähelepanu ja üks hetk siis üks kangelane imbus täpselt meile selja taha. No ikka väga lähedale. Keersin otsa ringi nagu gently, lükkasin ta nagu eemale ja mis sa kujutad ette, mis härra esimese asjana hakkas vehkima midagi. Do you wanna fight? Just mulle, ma ütlesin selgelt eesti keeles, türa tõmba nahhui siit. Ja siis ta tõsimeeli, do you wanna fight? Ja mina selles suhtes, ta sisenes minu privaattsooni. Ma olin 3 tundi ratas sõitnud, ma olin väga nälgas ja ta äratas mulle ohtu. Ma panin talle väikse tutaka vastu nägu, põmm, ta tegi paar sammu tahapoole, aga endiselt hakkas nagu tulema ja siis ma lõpetasin selle ära ilusa jalalöögiga ja ta lendas tänavale ja siis ma ise mõtlesin, ta lendas nagu sült sinna nagu pikalt. Ja nagu mõtle seda vanalinna munakivi ideed ja värk-särki. Ärge tehke nii, säilitage rahu, isegi kui te olete nälgas, ei tasu, kui see pea oleks seal puruks läinud, siis oleks... Nii, aga mis edasi? Siis juba teenindaja tuli kutsus, tulge sisse, see kutt veel pärast tõusis püsti, tuli sinna midagi veel kraksuma. Ma veel korra nagu mõtlesin, et ma lähen nagu, et teenindaja hoidis seda, et ei tuleks sisse, vaata. Et ma lähen, et lohistan ta nagu reaalselt sinna nurga taha ära. Vaat seal on selline väike park, kus on selline kitseke. Ma mõtlesin, et ma lohistan sinna peenarade vahele ja peaks anda raipe läbi. Aga... Kas oli hea tunne? Ei olnud. Ma mõtlesin, et millal sa viimati said kedagi lüüa nagu vihast? Nagu vihaga või? Jah. Ei, see oli ikka ammu. Noh. Siis pidi ju tegelikult veits head on olema. 2017 äkki, peab 10 aastat tagasi mõned. No. Et ei niimoodi vihaga ei ole pidanud väga niimoodi kellelegi peksa andma, aga ma ei teinud talle nagu vihaga, aga ma tahtsin... Väikse vihaga ikka? Tahtsin talle lihtsalt selgeks teha, et nagu veits vale... Aga sa seda ei kartnud, et ta võib pärast mingi, ma ei tea, et ta tuli mulle kallale ja
ei, juriidiliselt mul oli täielik õigus ennast kaitsta. Okei. Sest tema hakkas fightima seal minuga ja tungis järjest mulle, ma pean ju ennast ja oma kaaslast kaitsma. Ma oleks võinud seda natukene stiilsemalt teha. Mis tähendab? Noh, ma ei tea nagu, et võib-olla natukene sinna eemale ikkagi minna juhatada, et ja siis seal nagu korralikult ära lõpetada selle asja. Jah, mitte seal toidukoha ees kõikide nähes kuradi. Teenindajad ütlesid, et see oli tegelikult terve päev otsa tüüdanud ja nüüd nad said vist sellest lahti. Et aga söök oli väga maitsev. Arvat on. Arvat on. Ja viha joodikute vastu ja alkoholi vastu kasvas. Kindlasti. Kasvas nagu päris tugevalt. Aga see oli jah päris huvitav. Ja. No võt siis, mina tapan, sina peksad. Vägivaldne podcast on see. Suht halb algus on sellel nagu episoodil, ma ütleks, jah. Aga noh, mis sa teed, on ja? Sa ei saanud midagi teha. No jah, sina tegid need valikud, mina kogemata. No Rebane tegi ise selle valiku. No jah, selles mõttes jah. Ja aga me käisime siis ujumas ka Viru rabas ja päris mõnus oli tegelikult. Aga jah, et ma isiklikult tegelikult arvan, et kuna mul neid unetundi jäi ikka hästi väheks öö, et mu praegused peavalud võivad olla sellest tingitud. Et ma... Küll ma ei saanud. Võib-olla. See võib ka olla. Mul on juba mingi 1,5 nädalat mingi rõve noov. Et jah, et mingid asju teinekord teed, siis sa tead, et sa maksad nagu seda väikest viisi lõivu nagu nende asjade eest on ja et siis seekord läks ka see nagu niimoodi, siukse lõivuga. Et võib-olla tõesti. Lihtsalt, et õhutemperatuuril 13 kraadi. Vesi oli nagu soe, vesi oli väga soe, aga lihtsalt õhk oli siitaks külm. Ja noh, kui sa tuled sealt veest välja on ja ikka nagu nahk on niiske, okei, kuivatad, sa paned riided selga. Aga noh, see võib ju olla täitsa piisav, et tõmbab nagu väikse külmapoisi nagu läbi on ju. No võtak, tahad sa midagi jagada või teeme selle? Rohkem nagu mul ei olegi elus midagi juhtunud. Põnevat pole juhtunud. Jaa. Ma ei tea, kas see on nagu asi, et jah, golf on veel endiselt müügis. Aga kas huvilisi on? Lasin hinna alla, mul on reedel 2 vaatamist. See on ju palju tõotav. No jah, poole hinnaga on põhimõtteliselt juba. Mis hind on? 6000. Alustasid? 800. No see oli pigem nagu ilus number ka. No jah. Et oligi see, et kõik mingid nähtavad vead, mis olid selle arvelt, ma oleks teinud nagu alla, aga nüüd on nagu siuke hind, et siit ei saa enam midagi. Registreerimistasu on ka seal sees. Et vaatame jah, et pean ise sõitma ühte töökotta, kus vist vaatab üle ja siis pärast tuleb teine vend veel vaatama, et kui see töökoja vend hakkab seal midagi sabistama, siis ma ütlen vahet ei ole, et üks tuleb veel. Ja kui töökoja vend võtab ära, siis ma ütlen teisele kuule, sorry, läks. Et reedel on nagu lootust. Käisin üks päev jalutasin Ensoga sinna, mul on ju seal pargib eemal, vaata. Võime öelda ka, kus siis Škoda ees pargib. Käisin jalutasin Ensoga sinna, pain käima, ilusti läheb tööle, kõik on nagu kena. Ja tegelikult on ikkagi kahju nii odavalt müüa seda autot, sest see on tegelikult on nagu pull vend. Oleks mul raha, ma jätaks hobikaks. No, jah. Aga näed, ma olen vaene, keegi mind ei toeta. Sponsorid on vaja otsida. Jah, pean toituma 5 eurostest Alexela burgeritest hommikul. Mul ei meeldi minna täiskõhuga hommikul ratast sõitma, kõik teavad seda. Eile oli nautlejates kõne ka ja siis... Ja ma magasin juba. Homme lähen mingi 6 hakkan rattaga sõitma. Ei, hommikul ma kindlasti ei söö, aga täna õhtul peale jooksu ma söön kindlasti. Hull. Ma sõitsin 50 kilomeetrit ära ja siis ma tegin ühe pausi, sõin purksi, jõin ja sõitsin veel 50. Väga mõnus oli. 100 kiltsa. Ma sõitsin ka üks päev rattaga. Ma nägin, jah. 30 kilomeetrit. 28, midagi. Tallinnas sinna? Jah.
Nõmme vahel edasi-tagasi. ei, ma sõitsin kodunt Reidi teele ja siis ma seal veits tiirutasin ja siis ma tulin tagasi. Läksin Järvevana Tartu maantee sealt kuidagi plem-plem-plem on ja aga tagasi tulin full läbi linna. Mööda rattateed ikka ilusti. Jah. Oli nagu, tundsin ennast hästi. Meil on ju neid rattainimesed on ju hullud seal. Ei no tead, vahepeal ikka väristas normilt, noh. Et suht kehvad olid need rattateed, nagu ma ütlen, nagu need eriti, mis aga nagu autodega... Keegi ei huian mind. No see oli nädalavahetus ka, vaata, seal ei olnud nagu mingi liiklust üli palju. Et ei, keegi ei pedereerinud kuskil. Kõik nagu chill. Kõik sujus. See on ju mõnus kuradi väike liiklus. No ja, aga perse valutus ikka pärast ka. Aga ei, tiksud oli kaif, ma ütlen ausalt, mul nagu väga meeldis. Et teine korki ratas välja ajada ja minna nagu for fun sõitmatega. Samas ma vaatasin, mul oli maks pulss oli ka vahepeal mingi 160 midagi. Ma ikka vahepeal kuradi andsin hagu ikka minna. Ja keskmine tuli 120 pulss. Päris kõrge ju. Päris nagu ikka väga kõrge. Ma mõtlen nagu seda, et ma sõitsin 105 kilomeetrit. Keskmine kiirus oli 34 kilomeetrit tunnis, mingi 300 meetrit tõusu ja mul oli maks pulss 160. No sa oled harjunud, ma ei ole kardjut ka nagu ammu teinud. Ma arvan, et see oli lihtsalt, sa uhasid kuskilt mäest ülesse. Võib-olla jah. Korraks. Sest selle rattaga, sinu rattaga mäest üles uhad on kordades raskem. Muidugi on. Aga ei, mõnus ju, mungi suve on praegu päris kenasti olnud, et vahepeal viskab veits maamerjaks. Ei, väga hea, väga kaif oli. Kuule, aga... Mis me täna üldse pidime, meil oli teema tänadeks. Sina kirjusid mulle selle teema. Jaa, sest see on päris palju nagu mujal ringkondades ka nagu välja tulnud. Kas siis mõned kliendid, sõbrannad, asjad. Võtan korra selle, vaatan, mis see... Et saan sõna-sõnalt selle siis. Sa saad selle sõna-sõnalt või ma ütlen ise või? No sa võid öelda ka, aga... Miks naised on nii valivad? Ei no põhimõtteliselt oli ikkagi, kas naistel on liiga kõrged standardid? Standardid, okei. Standardid, jah. Sest seda on päris palju ette tulnud. Mis sina arvad? Kas naistel on? On. Kindlasti on. Ma ei teagi, ma tahakski nagu teada, kas see on nagu sotsiaalmeediast või siis nagu kuidagi igat, kui on mingi vello on ja ta teeb midagi valesti, siis sa mõtled kohe, et siis tal ei tohi, võtab kohe selle vello pealt, et kõiki neid selle vello omadusi ei tohi olla, et vend peab kohe see teine olema. Ei ole nii vaja? Ei no ma olen ka öelnud umbes midagi sellist, et noh, et no on tulnud teemaks, et mis umbes nagu partneri juures, mis nagu on häirivad asjad või midagi vaata, siis nagu olen ka öelnud, et see list on täienenud nagu iga kogemusega. Aga samas ka mina arenen ja kasvan vaata ja ma arvan, et ma ei ole enam nagu see, et kui kellelgi mingi asi on, mis mind häirib, et siis ma kohe umbes lisan selle sinna listi, kus on juba mingi 500 sees on ja et päris nii ikkagi ei ole ja tänaseks päevaks ma olen ka aru saanud sellest. Tegelikult juba ma nagu mingit aega tagasi sain sellest aru, et kui sul on inimese juures mingid asjad, mis sind nagu segavad, siis äkki ei saa 100% võtta, et see asi on temas, vaid see asi on äkki sinus. No muidugi, miks need asjad sind häirivad? Ongi, tegelikult peaks ju mitte nagu mingit perse läinud asjast kirjutama välja, mis kindlasti järgmises ei tohiks olla, vaid nagu tegemegi reseti ja mõtlema, mis sul see endas on. Et miks see asi siin niimoodi nagu häiris või et miks see omadus siis nagu nii palju sulle liiga või haiget tegi või ei sobinud või et jah, ma arvan, see on selline nagu mitme tahuga asi, et tulebki võib-olla välja tulla nagu sellest mentaliteedist ka,
et mina olen see ideaalne ja kõik teised on nagu noh, saad aru küll, mis ma mõtlen. Ideaalselt ei ole ju olemas. Ideaalselt esiteks ei ole olemas ja kõik nagu need omadused, et noh, miks need sind nagu häirivad, sellest aru saada. Ja et kas nagu seal annab mingeid läbirääkimisi võib-olla pidada või kuidagi seda natukene nagu lihvida, mitte kohe päris nii, et otsustatud, cancel. Võimalus tuleb anda. Tuleb anda, aga noh, sina ütled, et naistel on kõrged standardid. Mina jällegi ütlen, et... Tead, mis minu asi on? No. Standardid on ülikõrged naistel. Ja nad, noh, ja siis on see viga, et naised on nii iseseisvad enne. Ja just oli ka mingi seal Ullaka mingi postitus, et noh, vibraatorite ja igasuguste self-kuradi rahulduse variandid on nagu tšükses buumis, kõik teevad ise endale, meest vaja polegi, raha teenin ise, kõik asjad on ise, õhtul teen selle ka ära, milleks mul seda meest vaja on, Tõeget on ju nii, No kinda. Aga... Ma ei saa vastu öelda pulli, sest ma resoneerun. Ja siis nagu, noh, miks on vaja mingit, kes tekitab pigem nagu mingit pinget või nagu mingi ahistab ja nagu ja mehed on just sellised, et nagu empside kasvatatud kes tahavad seda emmet ja käe kõrval kõndimist ja niisugust veits nagu ühiskonnas ongi see nagu praegu nagu katki. Natuke on kuskilt midagi nagu viltu nagu jooksnud. Ja siis ongi, naised tahavadki seda nagu see, mis ta oligi nüüd 6'5" trust fund. Kunagi see story. Ja ma tean küll seda, ma mäletan. Ja, peab olema pilt ilus, kuradi, ma ei tea, labradoriga, full, ma ei tea, miljonär 25-selt, ma ei tea, mis iganes jutud, värgid, särgid. Pluss siis veel peab oskama korstend puhastada, autot parandada. Noh, mingid sellised veits nagu utoopilised asjad on. Ma tahtsingi võib-olla jõuda nagu sellega sinna, et standardid ei ole liiga kõrged, aga naised tahavad täna nagu samu asju, mida taheti võib-olla ammu aega tagasi, kus mehed olidki mehised. Nad tegid, nad pidid oskama, sest nad muud moodi ei saanud. Aga täna vaata ongi nagu see, mehed on luduks läinud. Aga standardid pole muutunud. Ja, no... Kohati on ju. Kohati on, aga neid normaalseid mehi on ka. Aga nad on nagu selles suhtes, vaata praegu nagu see värk ka, et need normaalsed mehed ei viitsi DM-idesse slaidida, ei viitsi takjas olla, ajavad oma asja, saavad ka hakkama. Ja kui sa oled vähekegi normaalne mees, sul on mõned sõbrannad ka, kus võib-olla kindlasti saad ka oma rahuldus ära tehtud. Ja siis sa ei otsigi seda täisväärtuslikku suhet, et võtaks kellegi kuningannaks ja tassiks teda ja oleks ja värki-särki. Et tšuka asi või siis üldse on ka, mehed saavad ka ju enese rahuldamisega väga hästi hakkama ja milleks ma seda naist vajan, et tuleb ja viriseb kogu aeg. Noh, kui sa oled selline naine, kes teebki justkui mehe elu nagu raskemaks, no siis tõesti keegi seda ei taha. Aga minu vaade on ka see, et nagu partnerlus üldse kui selline peabki olema see, et see ei tohi teha su elu raskemaks, vaid nagu peab tegema kergemaks, mugavamaks, toredamaks, stressi maandav peab olema, et nagu lihtsustama, et ei tohiks olla nagu see, et sa mõtled, et tere see mingi virisev fucking vanamutt või noh, et sa ei saa nagu vastik olla ja vaata naised teevad ka seda täna nagu valesti, et nad ongi need ajavad seda täppi lõhki natukene. No jaa, inisevad lihtsalt, jumala nagu mõttetut asjade kallal. Miks sa oled selline, miks sa teed seda,
no sa ei tohi teha seda, sa pead olema selline, et nagu las see mees olla ja lase tal nagu ja siis ta tahab olla, kui ta saab olla, mitte te ei vaeta kogu aeg tema kallal seda mingi. nii. ma ei saaks öelda, et minuga on näiteks, mulle lihtsalt vahepeal öeldakse, ahah, sa oled siis selline et noh, kui mingid asjad juhtuvad, vaata, et siin polegi vaja mõtet nägutama hakata, et miks sa selline oled või ära tee nii. Kui keegi ütleb mulle, et ära tee nii või ära ole selline, siis on nagu nii just tahan olla selline. pahasti. Ei, siis on lihtsalt nagu okei. Nojah. Noh, ma ei usu, et nii palju need naised nagu nägutavad ka, aga nad ja tihti ongi nagu naised on just see viga on selles, et ollakse nii iseseisvad. Ja siis ongi nagu see, et okei, isegi saadakse kokku, mul on kümneid ja kümneid juhtumid on, kõik on jumala nagu fine, ilus värk, kõik mõlemal üks väike meeldimine, kõik asi on nagu hea. Aga kuna ollakse nagu nii iseseisev, siis on nagu see, et ikkagi vaja keerata natukene seda, et ma tahan, et sa veel oleksid nagu veel niimoodi. Nagu mudima natukene. Nagu naine, mees siis. Ja, mis on mingil määral jumala okei. Sa peadki nagu suutma olema nagu niimoodi, et sa pead olema ise, nii nagu sa oled ja mingis siukses pealiskaudses võnkes nagu oma võnget võid selle naise võnkega nagu kokku panna. Aga mitte, et sa hakkad siin nüüd niimoodi, et noh, ma ei tea, totaalselt oma mingit käitumist või iseloomu muutma, et jah, ma ei ropenda enam mitte kunagi ja ma ei kanna mustat T-särki mitte kunagi, ma ei sikuta Ensot mitte kunagi või noh. Ega keegi siuksed asju ilmselt ei sunnigi või noh? On ka või? Muidugi. Jesus Christ. No ma räägin, noh okei, jah. Aga võib-olla ma ei suudagi seda vaadata nagu siis üldsuse poolt vaata, et noh, kas naiste standardid, et tea noh. Naiste standardid on, aga ma olen tihtipeale ka näinud seda. Mõned naised, kellel on väga kõrged standardid ja okei, mina ei sobi sinna standardisse aga me ei pea pahasti mõtlema ikka neid. Ja siis aeg läheb edasi. Päris pikalt on juba need standardid on nagu paigas olnud. Ja siis lõpuks tehakse see valik, mis on täiesti alla nende standardite. Vaata. Siis on juba saad aru, et kuule nüüd on kehvasti, et ma ei leiagi ja siis võtad veel. Nad antakse alla lõpuks lihtsalt vaata, et hakkadki need standardeid nagu langetama aga siis saad aru, et ükskõik kui palju sa neid ka ei langeta, siis ikka need on liiga. Sellepärast mina ütlen, 6-tele ja 7-tele tuleb ka anda võimalust, kui on juba näiteks, kui sa näed, et sul on mees, ta käib tööl, ei pane tina. Tal ei ole mingit nii-öelda sükest elu lõpetavat sõltuvust, tahaks öelda, ala kasiino või mingi ongi alkohol, narkootikumid, et suudab 3 kuud olla nagu, ma ei tea, 3 kuud, pool aastat lihtsalt nagu ka, ja mul on kogu aeg siuksed ilma algsita või, aga vahest ikka võib-olla mingi siuke nagu normaalne on ja. Siuke asi on paigas, aga sulle näiteks ei sobi, mis tööd ta teeb või mis autoga ta sõidab ja sellepärast on no-go. No need on nagu väiksed asjad, vaata jah, et ei, aga väikeste asjade pärast saadetaksegi tänapäeval, ma olen nagu nii palju naisterahvaste käest kuulnud, ongi jumala väikeste asjade pärast, aga sul on nagu vend, kes on võib-olla nagu lojaalne, ei ole nende mingite pahedega, aga ongi, ma ei tea, mul ei sobi, kuidas ta riides käis, kuidas ta tuli kohtingule ja see on nagu kohe on putsis. Ja see on ebareaalne tegelikult, sellepärast ma selle valisingi, et ma tahtsin need välja saada, sest ma olen nagu neid siin aastate jooksul nagu ikkagi kuulnud ja ahetanud ja ohetanud. Ja see on nagu päris hull, et ma ei tea, proovige nendest väikestest asjadest nagu mööda vaadata,
sest et mul on ka olnud need standardid nagu kuskil niimoodi mingi paigas, et see ei tohi olla, see ei tohi olla. aga mis sul olid? Mis sul ei tohtinud olla? No üks asi on päris nagu sihuke, et nagu noh, varem mul oli kogu aeg see, et last ei tohi olla. Ma mõtlesin, et sa ütled selle. Last ei tohi olla, ta ei tohi olla suhtes olnud kellegagi, keda ma nagu võrdlemisi hästi tean. Alkoholi probleem. Või sihuke, ütleme siis niimoodi, et kohe nagu selgesti tuntav tähelepanu vajadus. noh, sihuke nagu, kellel on ikka hädasti vaja nagu pildis olla, siis see on nagu veits. Aga noh, ma olen ju ka teinud, sellepärast et kui ma lõpuks ongi see, et okei, mis on nagu mul need põhiväärtus, okei, see on nagu natukene see häirib, aga main suured asjad on nagu paigas. Siis sa võid kuskilt nagu... Okei, siis siit saab need, et nagu need põhjalained on nagu paigas, pealmised, need ongi muutlikud nagu nii kogu aeg. Eriti kui suhtes olla niimoodi, et mõlemal on omad ambitsioonid ja omad arengud, siis need võnked nagu nii ja need ongi lihtsalt veits vaja sobitada. Lõppkokkuvõtteks oligi lihtsalt see, et nagu põhimõtted on nagu sama. Algsiiviga pole tähelepanu vajadust, ei ole. Ja noh, see voodielu peab ka ikkagi kokku klappima. Aga sa arvad, et seda ei või olla ka päris palju nagu, et see saab otsustavaks. Mõtlengi, et okei, standardid kuskilt lased alla, davai, aga siis kui nagu asjaks läheb, sa oled ka nagu, no türane, nüüd on küll nagu jumala halvasti, vaata. Ma ju räägin, ma ju ütlen, nagu vaata ongi, aga anna veel võimalust. Minu praegune partner peale esimest korda arvas ka, et ma enam tagasi vastu ei kirjuta, vaata. Oota, kumma poolt see siis nagu halb oli? Tead, ma ei ole siiamaani vastust saanudki, mis nagu otseselt ei sobinud. Mis muutunud on? No, mina ütlen siis nagu, minul poolt ei ole põhimõtteliselt midagi muutunud. Et viga oli ikkagi temas. Ma arvan, et oli lihtsalt liiga pinges. Lasi iseennast vabamaks ja väga palju ongi olnud neid pinges värke, hästi palju vabaks laskmist. Ja nüüd on nagu võib-olla isegi veel kogub nagu see asi tuure. Kui sa arvad, et see asi võib veel tuure koguda, kui siin peenised murtakse pooleks juba ja värki. Aga see ma tundub, et need tuurid on kõik juba nagu liiga üleval. Ei ole. Siin on väga üllatavaid värke, aga noh, minu puhul oli see esimene kord nagu nii siuke ka samamoodi. Mina lõpuni ei jõudnudki, kestis piisavalt kaua. Kõik oli nagu fine, aga võib-olla oli see, et noh, ikkagi pinge, ma arvan, see esimese korra pinge võib ka nagu otsustavaks saada ju. Ja kui ongi see no, esimese korra pealt sa ei saa üldse nagu kohe otsust teha, et see on halb, et siit nagu ei saa. Ja no ühe teidi pealt ka ei saa. Ei saa. Mingi 5 tuleks kindlalt ära teha ja nagu erinevates võtmetes hästi palju suhtlust ja ja nagu siis, ma räägingi just need põhiväärtused, kõik see, mismoodi ta fucking riides käib, mis autoga ta sõidab, võib-olla isegi mis tööd ta teeb, see on nagu savi, kui ta räägib nagu enam-vähem normaalset juttu. Enam-vähem normaalset juttu. Noh, põhiväärtused on, isegi tegelikult nagu ongi, ma räägin, et ei pea olema sarnaste maailmavaadetega ka. Ma räägingi, et saavad koos olla isegi nagu väga erinevate poliitiliselt erinevate vaadetega. Ma kuulasin ühte podcasti, kus ongi, vaata Ameerikas on täiega, seal on 2 parteid. Tead mingit debatti seal. Parempoolsed, vasakpoolsed ja mõlemad täiega sõdivad oma vahel.
ja siis seal oligi, et kas on ja siis üks vend ütles, et jaa, üks paar on niimoodi, et naine on siis nii-öelda vasakpoolne, eks demokraat, liberaalsete maailmavaadetega kõigil tuleb võimalus anda ja teeme piirid vabaks ja blablabla onju. Ja see, kus meiega siin oleme aastaid olnud ja mis on nagu tegelikult persekeeranud, siis mees on full parempoolne. Pereväärtused, piirid kinni, kuradi blablabla onju, abordiil ja no ja noh. Ja see on see, sa oled see parempoolne onju. jah, aga nad on suht noorest pärast koos olnud, neil on mingi lapsed, maja, kõik asjad ja jumala hästi saavad ikkagi eksisteerida, sest et kui on see aeg, et olla mees ja naine, siis nad unustavad ära, mis poliitilised vaated, vaid nad on üksteise jaoks olemas, vaata. aga ma olen ka vasakpoolne. Või oled? olen. Minu jaoks on ka liberaalsus oluline, kõigile tuleb võimalus anda. Kõigile nendele 60 000 Maroko kuradi... Kuule, mis asja, mu oma kodutänavalt leiti 12 tükki. Ma ei vingunud midagi. Sul oli paanika. Sinu keldrist need välja roomasidki või? Mina sa tea, kus nad olid seal. Ma arvasin, et sul paps kaebas seda sillutist seal, aga hoopis need väiksed kordi laskeldajad. Ei, see oli päris huvitav, et lihtsalt minu kodutänaval peeti kinni 12 migranti. Kuule, aga mul tekkis küsimus, et kas immigrant ja migrant on nagu sama asi või? Või nagu... Ma jään sul praegu vastuse võlgu, seal on võib-olla mingi väike immigrant on ikkagi see, kes on illegaalselt tulnud. Siis nad olid siis legaalselt tulnud või? Ei olnud. Küsin chati käest. Migrant. Ma panengi. Aga praegu on neid hästi palju, võetakse vahele. Räägitakse, et nad on äsja saabunud siia ja tulevad kuskilt Valgevenest, aga newsflash on see, et need raiped on siin juba päris pikalt olnud. Ja neid on päris palju erinevaid. Ja kõige hullem ongi see, et nagu mis seal Hispaanias toimub, on ju, et nad... Nii, migrant on rändaja või migrant, see on üldmõiste inimese kohta, kes liigub ühest kohast teise, kas riigi sees või üle riigipiiri. Ränne võib olla ajutine või püsiv ning selle põhjuseks võivad olla töö, õpingud, perekond, turvalisus või muud põhjuseid. Ja immigrant on siis sisserändaja. See on inimene, kes tuleb teisest riigist uude riiki eesmärgiga sinna pikemaks ajaks või alaliselt elama asuda. Ühesõnaga migrant on siis rändaja, lai mõiste, immigrant on sisserändaja, tuleb riiki elama. Ja emigrant on väljarändaja. Ma ei tea. Ühesõnaga, jah. Ühesõnaga, aga nad on immigrantid selles suhtes, aga tegelikult see ju süsteem peab olema selliselt. Kui sa tahad siia tulla, pead sa oma riigist, kus sa hakkad tulema, täitma ennem ära paberid. Mitte nii, et sa ilmud kohale ja hakkad siin nüüd nagu... No ja, ma saan aru. Et, nagu nad seal Hispaanias kõik olid, jah, on ju. Ja Hispaania on nagu väga liberaalne, sest et see Hispaania peaminister ju, tal meeldib ka teise mehe, et nagu ja lubasevadki seal kõik, aga mõtlengi see unnik Maroko, noh, sa näed ju, need ei ole nagu normaalsed nagu vennad, on ja rüüstatakse ära. Nad saavad sinna, täidavad oma mingi paberi ära ja siis nad võivad sirge seljaga tulla siia ja teha siin, mida nad tahavad teha. Et see on nagu, tegelikult on ju nagu veits nagu kohutav. No veits on küll, jah. Ei, no see selleks me ei pea praegu nende poliitiliste teemade peale minema. Las ta olla. Meil on standardid. Standardid, jah. Standardid on teemas. Et need kõrged standardid tuleks ära kaotada. Võiks mingi kokkuleppe teha, et kõik, kes praegu nagu vallalised on kuulavad, et kui teil on ainult 9 ja 10, nagu kellele te nagu võimaluse annad, siis andke 3 kuud 6 ja 7. Ma arvan, et tegelikult oleks jumala mõistlik alustada nagu sellisest välja joonistatud püramiidist. Et see on nagu, vaata see on nagu see toidupüramiid. Üleval on need mingid nagu kõige tähtsamad asjad ja allapoole lähevad siis kõige vähem tähtsad asjad, on ju. Et see võib-olla siit ülevalt panedki oma need, mis on see kõik A ja O, mis peab olema, on ju. Põhiväärtused. See püramiid peakski olema võib-olla seal kõige üleval mahubki ainult üks asi. Järgmises juba 2 asja. Kõige üleval on 10 10-st.
et see on või noh, ei, mina arvan, et see püramiid peab olema niimoodi, et sa teed püramiidi, see tipus on see üks kõige tähtsam omadus asi, mis peab kindlalt olema. Üks asi. millest ei anna mööda vaadata. Järgmine on vähetähtsam asi. Seal on 2 asja. Ja siis kuni alla, kuni 5-ni. Saad sa aru? Ja siis hakkad järjest nagu noh, see on olemas. Siit on ainult üks olemas. Okei, siit on, noh, saad aru? Jah, ei no tähtsuse järjekorras jah, vaata, et nagu mis ei ole nii tähtsad, lähevad allapoole on ja et sul võib-olla ongi see mingi auto ja mingi kuradi garderoob on ja see ei ole nii tähtis asi. Mõnel võib-olla, noh, ma ei tea, elukoht, kus elab või mingi, ma ei tea, juuste värv, silmavärv, noh, need kõik nagu see ei ole ju, see on üks asi on see, et mis sa nagu visuaalselt on ja oled, ja teine asi on see, mis jah, kes sa oled on ja. Näiteks ongi, kõik on ideaalne, aga mees on natuke vormist ära on ja käib tööl, ajab asja, kõik koduvärgid, särgid, vormist ära ja siis sa ei saa edasi minna, see on ikk. Ta ei ole vormis, vaata. No see võib lihtsalt mõjutada füüsilist atraktiivsust. Jaa, aga mis mõjutab seksuaalelu. Jaa, aga sa saad just sellest asjast aru, et see on ju kõige lihtsasti muudetava masin tegelikult. No jah. Mine sinna kõrvale, veada raip saali, tehke koos. Esiteks, saalis algusaegadel koos käimine on ju väga hea ju. Noh, mida sa teed, kogu aeg oled saalis on ju. Noh, sa saad seal jutustada, saadki seal, noh, üksteisega teed bondida, ütleme siis niimoodi. Sa teed mingit asja koos, teil nagu panete mingid eesmärgid, teete samme, teete süüa koos, mingi põmm, retseptid, võiks jah, koos paremaks saamine on minu meelest ülivaib. Jah, aga vaata, ma arvan, päris kindlalt on mingisugused tšikitasid olnud, kus kõik ongi olnud nagu paigas, aga vend on veits vormist ära vaata ja kohe uks kinni. Ja, selle ühe väikse asja pärast nagu. Ma arvan, et on. No, ma olen ka veits kilti selle koha pealt. Kilti, jah. Ei, no kindlasti oled. Aga noh. No minul on jällegi nagu natuke teised vaated ja mis ei olegi lihtsalt see, et noh, kergelt vormist väljas, vaid mul on vaja olla nagu ekstreemselt vormis. Saad sa aru? No jaa, aga sa saad aru, et see ei ole vorm. Noh, mis kelle jaoks on ja vaata, et ongi, mul on omad kiiksud ja ma usun, et noh, paljudel on need omad kiiksud ja võib-olla see standardi seadmine tuleb ka suuresti nende kiiksude pealt. Aga samas ma ei tahaks, et inimesed oma kiiksudest nagu järgi ei annaks, aga samas need kiiksud võivad tõmmata su ringi väga-väga kitsaks. Oleneb, mis kiiksud kellel on. Ja lõpuks on nagu see, et kas see sa saad sellest kiiksust, saad rahulduse, aga muud pidi oled... Jaa, no siis ongi nii raske seda kompotti nagu kokku panna. Kõik ei ole sellised, nagu on nagu Siibam, kes on nagu fully noh, ikkagi praeguse ajastu kõige suurem nagu bodybuilder, käib teraapias, tegeleb nagu kõikide asjadega, on nagu mõistusega inimene, ei räägi kuradi mäki plästimisest või steroididest ja värkidest. Noh, ta ainult nii palju räägib steroididest, et ta, ma arvan, et ta on vähem tegi tipu ajal aineid kui sinu silmarõõm. Ei, ma usun ka. Et see on nagu tuus, et kõik need, kui kõik nagu enamus need bodybuilderid või steropurakad võtaks nagu eeskujuks sellise inimese, siis see olukord läheks sul ka palju paremaks. Päriselt. Nagu just, kuidas inimene ennast nagu ülal peab ja kõik see vaata. Sisemine värk. Tuleme standardite juurde tagasi. No jah, eks see on selline keeruline teema kohati on ja, et ma ei tahaks nagu fulli öelda, et standardid on kõrged kõikidel. See on jälle nagu, osadel on kindlasti, osadel jällegi ei ole. Osadel on standardid imelikud või noh, omamoodi on ja
mingid täiesti sellised asjad võib-olla, mida ühel kellelgi teisel ei ole on ju pandud või enamustel, et aga noh, lõppkokkuvõttes ma arvan ikkagi on see, et mingid standardid peavad olema ja need ei saa ka kõikidel nagu ühtida on ju. ei saagi, aga eks seda valikut tehes tuleb olla natukene liberaalne. no jah. aga ettevaatlik peab kindlasti olema ja see inimeste lugemine on päris nagu keeruline ja kuidas ma ütlen, et full of shit vendasid on nagu väga palju. et nagu kes täpselt nagu tulevadki, tema oskab sind lugeda väga hästi, ma tean, ma olen ise veits selle koha pealt guilty. et sa oled full of shit või? jaa, et sa lähed nagu date'ile ja siis hakkad seda nagu inimest lugema ja siis sa tead täpselt nagu, ma ei tea, enam-vähem niimoodi, et mulle mingi meeldivad, kui ma ei tea, meestel on, ma ei tea, Calvin Kleini trussikud mul kodus, mul on ainult Calvin Klein, praegu ma ei Tommy Hilfiger omad, aga see Calvin Kleinid on kõik pesus või noh, sa täpselt vastad nii, nagu ta tahab, et sa vastaksid. Kui juba oled teinud mingit eeltööd, siis noh, nagu oledki see perfect, vaata. Tegelikult sa ei ole. Lihtsalt selle jaoks, et jätta mulje, et sa pääseda sinna pükstesse, teha natukene ja siis vaatab edasi. Et kas on vaja minna osta need kõik Calvini trussikud või on savi? no jah. jah, et mehi on päris palju, kes nagu pingeliselt tahavad nagu sinna nagu mahtuda, see ei ole jätkusuutlik, on ikka seda, siiamaani on nagu see, et algusest oli selline, nüüd on selline, algusest oli fake, nüüd on nagu päris see, proovige ikkagi iseendaks jääda. jah, ärge minge selle maskiga sinna. Põhiväärtused paigas ja kui nagu ongi mingi asi, et mulle, tegelikult naised võiks nagu meestele nagu rohkem seda välja ka siis öelda. Mitte lihtsalt panna see, jätta siini peale, vaid nagu öeldagi, kuule, mul on nagu see asi on ja mulle tundub see veider on ja see on kahtlane, võib-olla peaks, see on jällegi kommunikatsioon. No siis mees teab, mis jah, võib-olla ongi, analüüsib ennast ka on ja kas ta oskab seda kriitikat nagu vastu võtta ja ta suudab endast teha siis mingid vigade parandusi või siis ta ongi selline ja ta ei tahagi muuta ja otsib just järgmise. No need nartsissist on nii palju, kes arvavad, et nad on ideaalsed, vaata, ja käivad ja krussivadki nende täitsa normaalsete naiste ajud võib-olla krussi ja siis nende standardid lähevad veel hullemaks, on ja või noh, veel konkreetsemaks, ma ei taha seda ja ma ei taha seda. Aga mis oleks nagu niimoodi, kui sa mõtled niimoodi, mis oleks seal püramiidis, ütleme esimene, siis teine 2 asja ja siis näiteks kolmandas 3 asja. Mis võiks olla need põhiasjad tegelikult? Sina kui naine, ära mõtle nüüd enda peale, proovi nagu, ma arvan, mingite suure hulga naiste eest nagu vastata praegu. No mina paneksin näiteks väga olulisele kohale elustiil. See on selline lai mõiste, aga minu kindlasti, enamus hulga naiste, ma ütlen, minu arust enamus hulga naisi ongi sportlikud. Ma mõtlengi elustiili mõttes. Aktiivsed. See, et sa tahad reisida, ma ei tea, näiteks on ju, ka jälle siuke asi. Sa tahad süüa tervislikku toitu, mitte mingit sitta. Või sa mostly sööd tervislikku toitu, ütleme nii, on ju. Võiks ka olla siis elustiili siuke kokkuvõte, on ju. Siis ma arvan, et mingid nagu, ma ei tea, põhimõtted, miks sulle saavad, ma ütlen vaated, aga põhimõtted. Mis on mingid, ma ei tea, arvamused mingist asjadest või kuidas nagu mingi arvad, et peaks käituma mingis olukorras. Kas inimene mõistab sind, kui sa käitud kuidagi mingis olukorras, on ju. Et ma mõtlen nagu põhimõtet all. Arusaam ühiskonna toimimisest. Ja. Või suhte toimimisest, jah. Siis ma arvan, et endaga nagu hästi hakkama saamine
või noh, hakkama saamine võiks olla võib-olla see, et ma ei ütle, minu arust ei pea olema see, et mees on mingi plekki nii palju, mingi Porsche ja särgid. Et see on nagu savi, aga sa pead endaga hakkama saama. Et ei ole nagu see, et mingi poole kuu pealt on see, et sorry, kallis, me ei pea makarone sööma kuu lõpuni, sest ma lasin lihtsalt nagu õhku oma ressursid ja et ma arvan, see hakkama saamine võiks nagu olla ja mis veel, no ma arvan, et ongi sellised 3 nagu ikkagi suht tähtsat asja. Huumor võiks klappida, siis kui vend on ikkagi nagu siuke, et no, nalja ei tee, aru sellest ka ei saa, siis on küll nagu suht perses ja või mis? Jaa. Ei no päris, see on nagu okei. Need on sellised põhiasjad. Sest et kui sul elustiil ei klapi, siis on nagu kohutav ongi see, kui sul vend pidutseb, sööb, mida tahab, onja. Siis jõuab tööpäeva õhtul koju, võtab õlle lahti, võtab selle Xboxi puldi ja siis on mingi 5 tundi lihtsalt täiesti hüpnoosis vaata teleka ees. Jah, selle asemel, see läks jumala perses. Selle asemel, et minna jalutama, istub Xboxi ja siis või ma ei tea, mis iganes veel. Tellib Woltiga pizza kioski koju ja ja noh, põhimõtted ma ise siis arvan, et see on nagu see, et nagu mis roll peaks olema mehel ja mis roll peaks olema naisel nagu suhtes. Et eks need väiksed asjad, kes prügi välja viib, kes toob toidukotid autost toob, see on läbirääkimiste küsimus. Võib-olla ma tean naistele, kellel meeldib prügi välja viia, teevad seda hea meelega, see ei pea olema. Aga jah, mehe asi on see, et on vaja see pirn ära vahetada, vaja see pistik ära vahetada, bla, noh, siuksed asjad on. Et noh, need ongi, ma eeldan, et need olid need põhimõtted, et ongi, kes pakub mingeid asju välja, kes organiseerib või teeme koos, see ükskord teeb see. See on nagu, see läheb ka tegelikult, kui juba on klapp on hea, siis see läheb orgaaniliselt. Ja, tekivad jah need nagu rollid juba, et kes mida teeb. Tavai ükskord, ma ei tea, kas sul see nädalavahetus sobib, ma metsamajaks, läheme sinna. Okei, järgmine kord on see, kuule, vaatame järgmine kuu, teeme ühe mingi spaaka. Noh, põmm. Ja meil on isegi see, et nagu, kuule, mul teeks mõte, lähme sinna seda pitsat sööma, mina maksan. Teine pool ütleb näiteks. Siis ütlen, okei, kui sa tahad, fine. Paar kord, nagu, kui mina teen selle mõtte välja, siis ilmselgelt mina maksan. Või kui on ka võimalus liimoodi, et lihtsalt omavahel, kuule, lähme täna sinna välja sööma, lähme põmm, siis on kõikegi nagu üritab mina maksta. Kuigi seda tuleb suht vähe, sest et noh, neid aegu ei klapi. Aega pole lihtsalt. Aega on vähe, jah, kaob ära. Ja selles suhtes ongi tänapäeval vaata raske. Et kui sa mõtled nagu, et kust nagu kui sul on mingi vend, kes jollerdab sul kogu aeg olemas, siis mida ta teeb ja kas ta üldse saab endaga hakkama. See on ka veits nagu ohtlik, on ja. Et võib-olla siuke mees, kellel on oma mingi mõte, visioon. Ma praegu nagu mõtlen ennast, on ja. Mul on siin mingi paar tööasja, on ja. Tahan mingit Ironmani teha. Möllan oma koeraga, mis iganes veel 100 asja kodus, mul on neid projekte tegelikult pooleli mingi 600 000. Peaks tegema selle remondi ära, peaks sinna mingid riiulid tegema, peaks seda tegema. Ja siis nagu mõtledki, et polegi seda aega. Panustada. Et nagu julmalt nagu tagumikus istuda kellegi. No vaata, aga see on jällegi see, et kuidas kellele nagu sobib, on ju. Et mõni väga tahab, et istuks tagumikus. Sa tead küll neid. Ja. Sa ei ole mulle 2 tundi kirjutanud. Ja, sa ei kirjutanud mulle täna hommikust ja helistanud mulle, kui sa ärkasid. Sa ei pannud eelmise kirja lõpus smaili.
ja vaata, need ongi need jälle standardid on nii erinevad. Mul on just see, et minu standard on see, et kui sa sööd mu ajusi liiga palju, siis see ongi nagu see, et jah, mu standard on see, et see hakkab mind häirima. Kui sa mulle ei anna ruumi, siis see hakkab mind häirima. Kui sa täna kuradi kogu aeg ruineerid mu ajusi, siis hakkad mind häirima. Aga mõni naine ongi see, et ta peab iga sekund tundma, et see näpp on seal sees. Sügaval käib ringi. See ongi see, et seal on kuskil on mingisugune rike sees. Vaata. Mingi trauma. Et see ongi armastus. No ei ole ju. Kui vend on fully klepekas. Rõve. See on rõve. Sinu jaoks on rõve, aga mingi Maša jaoks on see kuradi must have, see on see kõige tähtsam asi. Seal püramiidis. See on tema jaoks seal üleval. Kuule, aga tegelikult ma arvan, et see püramiidi nagu panek on jumala mõistlik asi. Ja siis vaatadki, et need asjad, mis seal all nagu on ja sa näed neid selle venna juures, siis võib-olla jah, nendest asjadest sa võid nagu veits anda vaata järgi. Ei, see on niimoodi, et sul on see püramiid. Igast ühest võiks vähemalt üks klappida. Vaata, siin ongi üks asi, 2, 3, 4 ja all on näiteks. Ei, nagu igast ühest üks klappida, siis on ikka natuke pahasti. Ju. Miks? Ikka rohkem ma arvan peaks klappima. On jälle see, et standardid on ikka tõgele. Jaa, nii palju asju. Tegelikult ei pea ju. Ei, no üldiselt. Kuidas sina? Mis aasta see oli? 2017? Nii. Kurdi juunikuu. Ma ütlesin sulle Tinderis. Jou, mädakas, lähme kohvi jooma. Vend kirjutas mulle mingi sellise paragrahvi. Jumala pikk tekst oli. Miks ma üldse sulle viitsisin vastata oligi, et ma nägin, et see ei olnud nagu see 100-st 99 kirjutab. Hei, kuidas läheb? Tšau, tšau kenake. Jaa, aga seal tegelikult oli niimoodi, et oligi paar pikka teksti ja siis oli see kohvi, kus, stat. No oligi, aga see ongi, mulle meeldib konkreetne, aga samas mitte nagu liiga nagu jõu pihv, seda tahaks taha panna sulle. Et noh, see nagu too much on ja, aga ikkagi intro oli väga hea ja siis läks juba konkreetseks. Mitte see, et sa kirjutad mingi 3 nädalat ja siis lõpuks on see, et ma ei viitsi lihtsalt enam, sest vend isegi ei küsi, kas ma tahan temaga kokku saada. Et noh, kõik oli selles mõttes, et läks nagu hästi, noh. Hästi. Okei, Tubli. aga standardid. Mis standardid siis olid? Siis olid kindlasti hoopis mingi teine. Oi, siis olid kindlasti teised standardid. Vaata ikkagi. Ei no, mis põhiasjad läksid ju kõik nagu hästi ju. Vaata ikkagi. Sa tegid sporti. Toitumine oli päris okei, on ja? Parem kui sul tol ajal. Mis ma sõin? Sa sõid oma fucking kohupiima ja rasv oli paha. Ja... No jah, sinu toitumine oli mitmekesine. Ja. Sa tegid väga palju tööd. Mul oli ikkagi kodus bodybuilder ennem. Sa tegid tööd? Liiga palju. No minu maailmas oli see võib-olla selles mõttes hea, et sa ei käinud mulle liiga palju ajudele. Sa ei istunud mul kogu aeg mingi... Ja sa pidid isegi tulema ise mulle töö juurde. Ja ma pidin käima sul tööd aitama teha. Et no see oli fine, ma ütlen, et nagu kõik oli täpselt siuke mõnus. Mõnus oli. Tegime asju, elustiil klappis on ja põhivaated, ma arvan, klappisid. Pulli sai. Jah, riides käisid normaalselt. Rämedalt pulli sai. Et noh, ma ei tea, ongi main nagu sealt püramiidi kõik ülevalt, enamus asjad olid ikkagi nagu... No ongi igast ühest, ma arvan, üks. Sul kindlasti oli seal mingisugused reidud. No jaa, siis ma ei mäleta. Mulle ei meeldi kuulata mingit fucking 5 miinust või mis asja, rõvedat muusikat plästid. Noh, mõne jaoks on see miinus, tegelikult on mõttetu asi. Ma, jah, praegusega ka täiesti erinev muusika maitse on, aga see on mõistetav. Mis veel oli alguses kohe? No ma olin ikkagi konservatiivsem. Väga. See oligi, ma olen üks suur nagu see murekoht ka. Ja ma olin Führer. Jaa. Aga seda oligi vaja tegelikult. Jah. Sest et sul on siiamaani see sama asi. Sa isegi katsetad neid tüüpe sellega, et sa sõidad neist nagu teerulliga üle. Ja nii kui sa sõidad neist teerulliga üle, sul ei saa mitte kunagi mingit lugu pidamist nende vastu tulla.
Nad ei saa sealt tagasi, kui sa oled juba teerulliga üle sõitnud, siis on perses. Mul on täiesti õigus, et sealt tulebki kohe ennast nagu kehtestada. See liberaalsuse asi, kusjuures on praegu ka nagu sihuke, et see justkui näitaks, kui pohhui mul on. Aga tegelikult mul ei ole nagu pohhui, ma lihtsalt olen. Mul nagu... See ei ole absurd. Tead, kui seda liberaalsed naised või? No. Võta see sotsiaalmäändi lahti. Sinised juuksed, paksud, rõngaid täis, rõngastega on sul paigas, rõngaid täis, värk-särki. Kulmud värvitud, kurdi Pride Month, kurdi särk on seljas. See on klassikaline liberaalne naine tänapäeval. Et konservatiivne naine on see, kes käib just riidest on enda eest hoolitsenud, põmm. Tahab, et talle uksi avatakse. Uuste avamise vastu pole mul mitte midagi. Jah. Mulle meeldib, kui mehed teevad nagu... Ma võin öelda, et mu kaasane oli ka võib-olla natukene ikkagi tundis ennast hästi, kui see vend sinna tänavale sirule lendas. Kusjuures meil oli ka üks siuke olukord, et me olime, mis see promenaad läheb, vaata linnahallis sinna Kalaranna suunas on ja vaat seal on üks mingi välijõukala, uued kortermajad kohe linnahalli kõrval. Kas see mitte ei olegi Kalasadam? Jah, vist jah. Ühesõnaga, me kõndisime seal ja seda on mingi vend, kes oli ilmselt veits sotu, hakkas jaurama. Kui me enne korra nagu tulime, kõndisime mööda, mingi pomises seal oma ette, no saad aru, et vend on nagu veits nagu agressiivne isegi on ja võib-olla mingi puue, ei saanud nagu aru, aga me tagasi tulime, siis ta hakkas Rasmusega mölisema. Ma saatsin mingi steroide teinud mingi, ja hakkas nagu sõimama teda. Ja siis ma juba nagu kind of lootsin, et nüüd läheb jamaks. Ma veits tahaks nagu näha seda jama. Tere, ma ei tahaks. Ma veits tahaks. Ma sealt ei tahaks, sest see on nagu, ma ei tea täpselt, aga ma kardan, et see võib olla nagu, see on nagu tõestatud värk. Nii? Seal on üks podcaster ka, ta on tegelikult ise ju tunnistas üles ka, mis ta on see Bradley Martin. Tal käivad igasugused, siis ta küsib, et kas on minuga saada, ma olen mingi 120 kilo värki-särki. Ja seal on kõik fighterid, kes seal käivad, kes on isegi 70-65 kilo. Ütled, kuule, välja teed või? Ei ne fighterid, aga kui sa oled mingi mentali aga tead, ma olen sulle öelnud ka seda, kui ma turvana töötasin. Need on mentaliili vennad on väga äkilised. Need on kõige hullem. Sa ei tea mitte kunagi, mis ta teeb. Aga see ikkagi, see oleks päris naljakas olnud. Ja üks eit ju kunagi hüppas mulle nagu, ma sidusin tema mingit peiksi kinni, see hüppas selga ja kuradi hakkas hammustama mind. Neid on nii palju ja eriti kui ta on veel paugu all. Esiteks sa ei vähene ära teda, sa ei löö ära teda ja ta ei väsi mitte kunagi ära. Ei no ikka, aga seal ei läinud jamaks, see tüüp keeras selja. Ta mölises edasi, aga ta keeras selja. Ja siis ta oli mingi, ei no mis sa teed, kas sa ründad mind selja tagant või? Et ta nagu teadis põhimõtteliselt ikkagi, mis on nagu... Mis on mis. Aga siis ta mentaliile ja siis ta nagu inimesed võtsid seal paikasse ranna, mingi väike ranna osa on seal. Ei no vaadake kõik, kus see vend mingi kuradi umbes taha mulle lõuga anda ja mingi karjus vaata täiest kõrist. Sellel oleks võinud ära vajutada küll tegelikult. Jaa, see oli päris haige. Sest see vendel teab see, mis seal vanalinnas oli enam-vähem sama. No võt. Et ta oligi vist päev läbi seal kõigile nagu ajudesse. Kuule, äkki oli sama vend? No ma lõpetasin ise ära selle. Aga kas see oli mingi pikemate juustega või? Lühikast või? Okei. See oli mingi Metsiesus, mingi väga kahtlane nagu vennik oli see. Puugeliste võib-olla. Mingi hipi oli, raudselt mingi hipi oli. Sellist vett ei olnud, jah. Võlujooki. Okei, davai, tuleme nende standardite juurde tagasi, ega me siin pikka juttu enam ei tee. Ma arvan, et meil hakkab. Õhtu on juba käes. Ühesõnaga, mõõdame selle teema niimoodi kokku, et see püramiid on tegelikult jumala hea mõte. Tähtsuse järjekorras asjad panna nagu endale sinna, võid selle püramiidi endale külmkapi peale kleepida. Et iga kord, kui sa teidilt tuled, siis sa vaatad sinna püramiidi ja siis mõtled, nagu, mis selle venna juures nüüd on. Ei, kõige parem on pange see endal... Lock screeniks või? Jaa. Screeniks ja Tinderis tõmbata, leiad, match mingi normaalne, vaata, okei.
ja siis korra viskad selle eest ära, vaatad oma seda ei, nagu sa ei saa mingi Tinder match'i pealt kohe nagu otsust teha. Sa pead Kuule. ikkagi paar korda võib-olla, noh, Ja, okei, sa võid rääkida, aga aga inimesed teevadki juba ju selle, No, selle jah. vähese peal, mis sinna pannakse ja väga paljud inimesed eksivad sinna, panevad nagu profiile ei tehta nagu mõistlikult, mõni normaalne vend teeb endale nii lollaka profiili, et ja siis ongi, kui inimene kirjutabki esimese asjana lihtsalt nagu tere, siis see on juba ei, show on ju. guilty. Ma olen jumala kindel, et ma kirjutasin ka sulle ka alguses tere, aga järgmine tekst tuli juba. aga see tuli kohe nagu otsa. Ei olnud mingi see, et ma oleks, ei, ma ei mäleta, ma võib-olla kui ma kuskilt otsiks, ma leiaks kellegi võib-olla, ma ei tea, Messengeri olen saatnud kunagi, ma ei tea, aga see ei olnud päris nii. Aga jah, ma ütlen ausalt, et mina olen kindlasti esimese lause pealt unmatch inud näiteks Tinderis või Bumble'is või kus iganes inimesi, kui see esimene lause on juba nagu nii mitte midagi ütlev. Sorry. Vabandust, kellele ma olen pannud unmatch'i selle peale. Maur on nii pettunud praegu minus. Ei, ma mõtlen nagu, et Ma tean, sa ei saa tegelikult kohe nagu... tead, kui raske on tänapäeval üldse inimestel läheneda. Ma usun. Sellepärast tekibki see, et kõik ei pea. Sa pead kohe esimese lausega särama, Sa pead vaata. räme pressure on peal Jaa, lihtsalt. põhimõtteliselt ühe jala peal silmad kinni žonglöörima, vaata Jaa. seal. 70-80% vendadest lihtsalt ei viitsigi sellepärast kirjutada. Kui juba lihtsalt nagu tervist või tere õhtust, tere, kuidas sul läheb. Kui see on ikk, siis nagu sa ei tule ju tänaval võõrale inimesele, lähed sinna, laod talle mingid asjad ette või. Sa kohtad võõrast inimest või kuskil seltskondlikul üritusel ikkagi esimene asi, mis sa teed. Tere. Mina olen see, sina oled see, bla, bla, bla. Nii hakkab see pihta. Aga kui sa juba lihtsalt nagu mingi tervist, kuidas sul läheb või kuidas sul läinud on, millega tegeled, siuke asi on juba põmm, siis mõelge naised. Mida vittu? Nagu päriselt või? Jah. Sa pead mõtlema nagu niimoodi, et see Tinder oleks nagu see, et kui sa tänaval saad kokku, kas sa tahad, et mingi vend tuleb, viskab sulle kohe mingisuguse sudoku ette, et hakka lahendama või? Tegelikult ei ole. Ei, see on õigus. Ma mõistan seda. Et nagu oota natukene, andke võimalust. Okei, panin veits veider, panen omalt poolt, läheme edasi, võib-olla mingi 10, 15, kui juba need angaari uksed avanevad, sealt hakkab võib-olla mingid normaalsed kulde tulema. Vend kogub seda enesekindlust, on ju. Et ongi, see ongi see esimese lause pealt ei tasuks panna, esimese koos viibitud öö pealt ei tasuks midagi nagu andke aega. Ja siis analüüsiga, kas need asjad on nagu kindlad game changerid, mis sealt võivad tulla mingid pisikesed vead või... Vahest ma arvan, on ka ju siukseid asju, et vend on ennast muutnud mingi naise jaoks, arvab, et naisele meeldib mingi siuke käitumismuster, aga tegelikult naisele just see ei meeldi, tegelikult võiks omavahel suhelda lihtsalt. Et need on need esimesed 5 date'i, kus tuleks hästi palju rääkida ausalt, mis nagu toimub. Mitte lihtsalt kõvatada, mida mina olen teinud ja mida sina oled teinud, vaid see, et mis seal seespool nagu toimub ja kuidas tema oma tuleviku näeb ja mis tema ambitsioonid on ja blablabla. Siukest asja. Aga tänapäeval on vist siukest kõvatamist on pigem nagu rohkem. Jah, tahetakse nagu see suuga suur linn vaata teha ja siis pärast on perse majas, et kui jääd vahele, et tegelikult sa pole mitte sittegi. Ma olen testinud seda. No, ma usun. Ei, ma olen testinud seda. Ma lähen teidile. Mul raha ei ole. Mul on väike M. Tööd teeb palju. Endine alkohoolik. Bla, igasugused siuksed asjad. Ausalt. Kuidas see mõjunud on siis? Väga hästi. Nii et olge ausad lihtsalt. Ma arvan, et see on tegelikult oluline küll, et ei ole vaja minna date'ile ja valetada ennast kellegiks, kes sa ei ole. See tuleb varem, kaua sa jaksad.
see ei jaksa ikka. see jääks, noh, võib-olla sa teedki seda lihtsalt sellepärast, et mingi voodisse selle saada, on ju. No ja siis sellega see asi piirdubki ja lõpuks jääb mõlemale nagu jälle halb kogemus nii-öelda kirja, et vend lihtsalt ajas mingit pläusti ja siis jälle see nagu üldmulje meestest on veits rikutud. Sellepärast, see on võib-olla halb, mis ma praegu teen. No. Aga mehed, kes te tahate lihtsalt tuimalt nagu keppi saada ja jaurate seal Tinderis, valetate naistele ja keerate seda, solgite turgu, tule kasutage tasulisi. Te jätate paljudel naistel selle vaimse tervise vähe paremasse olukorda, siis need vennad, kes nagu tõsiselt asja tahavad. Ei oleks maha kantud koheselt, on ju? Ja nemad ei peaks endal soolt tagant välja rabelema, tõestama, et sest, et need standardid on nende fuckboyde pärast nagu nii kõrgeks aetud, on ju. Saad aru? Et fuckboyd minge, nautige, jah. Saate aru, et ei ole keppi vennad, sest et jah, neid naisi rahuldada on nagu päris keeruline. Aga õpid sealt palju. Aga päris hea. Jah. Ma läksin päris käima praegu. Jah, saa aru. Ma loodan, et inimesed siis saavad siit jälle häid nagu selliseid nõuandeid, näpunäiteid ja võib-olla mõtteid nagu juurde, et kuidas nende standarditega siis peaks ümber käima, kuidas need endale seadma, kuidas nendesse suhtuda ja tead, võib-olla me aitasimegi praegu mõnel inimesel natuke nagu seda vaadet muuta ja leiabki endale kaaslase. Võiks. See oleks eriti tõus. Et ärge kandke maha ja püramiid lock screen'i ja püramiidskeem. Eks need suhted olegi üks püramiidskeem. No veits ole küll jah, et võtad ühest ja vaat teise ja skeemitad peaselt lõpuni saaks. Peast vahele jää. Ei, tegelikult ei ole. Tegelikult on see asi on ütleme mitte püramiidskeem, vaid nagu see ringlus. Ringskeem. Ja sa annad ja teiselt poolt sa saad kohe. Kõik see, mis sa annad, kui sa valetad, sa saad vale vastu. Sa peadki seda mõtlema. Kui sa nussid ajusid, saad kohe nussid ajust, sul nussitakse ajusid. Proovi nagu teha seda, mida sa tahad, et sulle tehtakse. Ja siis nagu... Ja nii see käib. Nii see käib, jah. Fantastiline. Thanks. Oli tore. Jälle nägemiseni. Tšau, sõbrad. Oota, tee see lõppu. Like, subscribe ja comment. Davai.